Tere hommikust kõigile! Vaikselt hakkame kohvihommikuga pihta. Rõõm on teid tervitada meie 4. kohvi hommikul juba sellel aastal. Oleme siis rääkinud nii taimejuurtest, metsade majandamisest, kahjurikindlatest põllumajandusmaastikest, aga täna räägime maakasutuse teemadel ja meile esinevad projektipartnerid Maaelu Teadmuskeskusest, lühidalt METKist, ja Ants-Hannes ja Jüri kuuluvad siis METKi põllumajandusuuringute osakonna alla ja meie projektis on Ants-Hannes ka maakasutuse poliitika töörühma juht. Ja mille eest nad meie tippkeskuses vastutavad, on siis esiteks see, et nad teevad majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid analüüse just maakasutuspraktikate osas ja lisaks analüüsivad praeguste poliitikameetmete mõjusust ja elurikkust ja süsinikuringet adresseerivad maakasutuspoliitikat. Aga täna kuulemegi lähemalt selle kohta, miks ja kuidas maakasutus muutub, nii et annan taas sõnajärje üle ja soovin kõigile head kuulamist. Hästi, hakkame pihta. Millest me räägime, et meil on tegelikult päris hulk materjali ette valmistatud, loodame, et me püsime ajas ja kui püsi, siis laseme kuskilt kiiremalt üle. Aga sissejuhatuseks või soojenduseks mõned sellised stiliseeritud faktid olnust, mis puudutab Eestit ja seejärel võtame natuke süsteemsemad ette, ehk et mida teab siis teadus maakasutuse muutustest, nende põhjustajatest ja pidurdajatest. Ja juba etteruttavalt siis mõned olulised punktid, ilmastik, rahvastik, nende muutused on ka maakasutuse muutustega seotud ja päris palju pühendume maakasutajate hoiakutele, sellele, et nad otsivad tasakaalu maa kasutamise, kasuliku kasutamise ja maa hoidmise vahel ja pisut ka sellest, kuidas siis saaks nügida maakasutajaid kestlikumas suunas. Ja kui on aega, siis kerge mõtisklus ka tuleviku teemadel. Nüüd meil on soov teid kaasata, et meil on 2 sellist ettevalmistatud küsitluspunkti, et ma loodan, et Jüri saab siia Teamsi chati panna ka selle lingi, millelt on võimalik siis oma vastuseid ja arvamusi jagada. Et esimene küsimus on teie arvates, miks maakasutus Eestis muutub. Et minu jutu taustal võite ka selle üle mõtiskleda ja oma arvamuse kirja panna ja siis ühel hetkel teeme kokkuvõtte, et mis on selle meie tänaste kuulajate arvamus. Nüüd teema juurde, et maakasutuse muutused, et maakasutus on kogu aeg muutunud ja muutub ka tulevikus kogu aeg, et tegemist ei ole mingisuguse staatilise seisundiga, mida me siis saame fikseerida. Et kui me vaatame minevikku, siis päris palju sõltub sellest, et mis on see ajaline perspektiiv, kui kaua me minevikku vaatame, kui kaugele minevikku me vaatame. Et kui me vaatame tuhandete aastate kaugusele või tuhandete aastate perspektiivis, et siis ilmselgelt on need põhilised mõjutajad kliima ja looduslikud tingimused, mis määravad ära, mida on võimalik nendes tingimustes teha või kuidas on võimalik seda maad kasutada. Paarisaja aasta perspektiivis, mida meil endal ei ole võimalik kogeda, aga mille kohta me saame lugeda, on kindlasti ühiskondlikud muutused, tehnoloogia areng siin viimasel 200–300 aastal ja majanduse üldine areng on väga palju mõjutanud maakasutust ja paarikümne aasta perspektiivis, kus meil on võimalus ka ise isiklikku mälu ja kogemust omada ja juurde saada. Ilmselgelt, et selles lühikeses perspektiivis on olulised nii valdkonnapoliitikad, turutingimused, aga samuti ühiskondlikud muutused ja majandusareng. Et kõik sõltub perspektiivist või vaatenurgast. Ja Eesti puhul samamoodi. Et kliima meil on hetkel soojenemas, aga 5–8000 aastat tagasi on olnud periood, kus kliima on olnud ka tänasest soojem. See ei tähenda, et me siseneme samasugusesse ajajärku, nagu oli 5–8000 aastat tagasi, kindlasti mitte. Paljud tingimused on hoopis teised. Aga mis siin võib-olla on hea vahelduseks mõelda, on see, et milline on see meie enda elukaar, ütleme keskeltläbi 80 aastat. Et milline täpikene see 80 aastat siin sellesse 1000 aasta pikkuses ajareas on ja millist looduse muutust meil on võimalik oma eluajal isiklikult kogeda ja mille kohta me saame siis infot ainult kirjandusest või teadusest.
nüüd 100 aasta perspektiivis, mis on pisut hoomatavam, et ei ole kindlasti uudis, et Eesti metsasus on väga palju muutunud, et kui me võrdleme metsasust 24. aastal siin vasakul kaardil ja 2016. aastal paremal pool, et siis erinevus on väga suur. Ja väga üldistatult öeldes on umbes 1 miljon hektarit metsa meile juurde tulnud. Nüüd, kuna maa on fikseeritud, siis ta saab tulla millegi arvelt see mets juurde või see maakasutuse muutus alati toimub mingi teise maakasutuse arvelt. Et kunagi see põllumajandusministri Seedri ettekannete varamust leidsime siis ühe hea slaidi, mis natukene selgitab, et kus see 1 miljon hektarit metsamaad põhiliselt on juurde tulnud. Et nagu näete siin vahemikul 1939 kuni 1975 põllumajandusmaa kasutuses kõige suurem muutus on see, et looduslikku rohumaad on umbes 1 miljon hektarit vähem. Tõsi, osa sellest on läinud haritavaks maaks, see on see sinine joon, aga suurem osa metsastus. Ja püüti ka metsastada, et see sihipärane metsastamine oli ka sellel perioodil teemaks mingil hetkel. Ja kui tuleme lähemale või veelgi lühema ajaperspektiivi juurde, et viimased 30 aastat, et põllumajandusmaa pindala ei ole palju muutunud selle aja jooksul. Jah, me võime arutleda selle üle, et kas see põllumajandusmaa, mis hetkel ei ole aktiivses kasutuses, kas ta on endiselt põllumajandusmaa või ei ole ja mis muutused seal toimuvad. Aga ütleme, et selle 1,2 miljoni hektari sees tegelikult on toimunud maakasutusviiside vahel või see, kuidas me põllumajandusmaad kasutame, siiski muutused. Et võib-olla eriti hästi on see näha siin Tallinna ümbruses, kus siis siin vasakul pool punased alakesed kirjeldavad siis põllumaad, mis oli põllumaa 90. aastal, aga 2018. aastal enam ei olnud põllumaa. Ja parempoolsel kaardil on siis näha, et see põllumaa valdavalt on muutunud rohumaaks. Ehk et põllumajandusega järelikult tegeletakse tegelikult vähem selles piirkonnas või siis intensiivse põlluharimisel. Ja see osa, mis siis iseloomustab, ütleme, Eesti idapoolset osa, et siin on näha siis vasakul kaardil, sinised alad põllumaa on põllumaa, mis oli põllumaa 2018. aastal, aga 90. aastal veel ei olnud põllumaa. Parempoolne kaart siis näitab seda, et suurem osa sellest maakasutuse muutusest tuli rohumaa arvelt, ehk et seal on siis põllumaa rohumaa arvelt suurenenud Ida-Eestis ja Tallinna ümbruses. Pigem on siis rohumaa suurenenud põllumaa arvelt, et lühiperspektiivis meil on võimalik nagu kogeda ja analüüsida selliseid muutusi. Aga see on selline nagu intro Eesti kontekstis, et me ühesõnaga see ülejäänud ettekanne on ehitatud üles sellise süsteemsema kirjanduse analüüsi põhjal, et me oleme sealt leidnud nagu teatud kõige olulisemad tegurid ja toome siis nüüd paralleelselt välja, mida ütleb kirjandus ja mida me siis saame Eesti kontekstis selle kohta tõdeda. Et võib-olla enne kui ma edasi lähen, siis Jüri, küsimus sulle, et kas meil seal küsitluses on ka mingisuguseid tulemusi, mida saaks jagada juba? Ja me näeme need tulemused, et kes selle viita avavad, et peaksid nägema tulemusi. Et kas sa kommenteerid või sa tahad jagada seda ekraani? Ma arvan, et ma vist ei hakka jagama, aga ma võime lihtsalt kokkuvõtte teha, et siin on 2 sellist tegurit, mis tundub justkui kõige olulisemad olevat, et valglinastumine on see, millega oli siis viielik vastastes tõus, et see on see, mis muudab Eestis maakasutust valglinnastumiseks ju see siis, et asulad laienevad ümbritseva maa arvelt. Ja mis on ka nagu oluline veel siin on taristu ehitamine, igasugune teedevõrk. Need 2 tegurit tunduvad, et nagu domineerivad, et see põllumaasme ümberpaiknemine, millest praegu rääkis, siis see on selline vastus, millega läinud üks inimene nagu selleks, et kõige nagu vähem tähtis tegur siis justkui. Hästi, väga kena. Aga nüüd enne, kui ma siis annan Jürile pikemalt sõna,
üks skeem, see on küll inglise keeles, me ei hakanud seda tõlkima, aga meie kolleeg Maaülikoolist Monika Suškevits ja tema kaasautorid on selle avaldanud. See tundus, et see võtab päris ilusti kokku selle bioloogilise sotsiaalse süsteemi, millest me räägime, kui me räägime maakasutusest. Et siin on küll põllumajanduse kontekstis, aga küllap ta kehtib ka laiemalt. Ehk et meil on siin driverid ehk nii-öelda muutust tekitavad tegurid. Et ühest küljest tõesti biofüüsiliselt peamiselt kliimamuutus, ehk õhutemperatuur ja sademed, mis muudavad seda, kuidas me maad kasutame, ja sotsiaalmajanduslikud. Et sealhulgas siis turud, et millised on toodete hinnad, millised on kulud, poliitikad, sealhulgas siis nii põllumajanduskeskkonnapoliitika, aga miks mitte ka väliskaubanduspoliitika, tehnoloogia areng ja muud kultuurilised ja demograafilised tegurid. Need on väga olulised suunaandjad sellele, kuidas me põllumajandusmaad kasutame. Nüüd põllumajandusmaa kasutusest rääkides, üldse maakasutusest rääkides, et me saame rääkida siis maakasutuse viisist või maakattest, ala põllumaa, rohumaa, maastikuelemendid. Põllumaa seest me saame rääkida ka sellest, milliseid kultuure me kasvatame, kuidas me neid kasvatame, kui mitmekesine on see kultuuride valik. Ja nende kultuuride sees või nende kultuuridest rääkides me saame neid kasutada ka erineva intensiivsusega. Sama kultuuri erineva viisil. Ja see kõik nagu liigitub maakasutuse viiside suure temaatika all. Nüüd see omakorda siis on seotud sellega, et millised on kohaspetsiifilised tegurid, biofüüsilised ala, et milline on seal mullastik, millised on maastiku omadused, milline on see kohalik mikrokliima, ka see võib Eesti piires päris erinev näiteks olla, mis määrab ära millise põllumajandusega kuskil tegeletakse. Ja see maakasutus omakorda siis annab meile ühiskonnale toitu või põllumajandus esmatoore. Pakub nii-öelda ökosüsteemi teenuseid. Siin on kirjas näiteks süsiniku talletamine, vee sidumine, mulda, aga sellel on ka kultuuriline väärtus, esteetiline väärtus. Ehk et kui me linnainimesed siin sõidame maale, et kindlasti need vaated põldudele ja maastikele on meeldivad. Ja see omakorda siis mõjutab ja vastastik mõjus elurikkusega, ehk et milline on meie liigirikkus ja kui palju ja milliseid elupaiku me pakume liikidele siis selles maastikus. Ja loomulikult on see joonte rägastik siin mitmesuunaline, ehk et kõik on omavahel seotud. Nüüd kasu nendest maakasutusega seotud teenustest saavad siis põllumajandustootjad, majanduslikku kasu, kohalikud elanikud ja elanikud üldiselt toidu näol. Kes seda kujundavad, seda maastiku kasutust kõige otsesemalt kujundavad siis maakasutajad ehk et põllumehed. Et see, kuidas põllumajandusmaad näiteks kasutatakse, see sõltub ikkagi sellest, kuidas põllumajandustootja seda kasutab. Tema on see, kes neid otsuseid teeb. Ja ka nende tagajärgedega siis on silmitsi. Ja poliitikakujundajad nii kohalikul, riiklikul kui ka siis rahvusvahelisel tasandil saavad muuta siis läbi poliitikate tingimuste neid sotsiaalmajanduslikke mõjutegureid mingil määral. Et see on nagu see üldine raamistik, millest me räägime. Aga kui nüüd minna üksikasjalikumaks, et siis äkki Jüri, sa korraks räägid, et kuidas ülevaade meil kokku sai ja võtad siit üle sõnajärje. Ja tegelikult mõte oli see, et me ka Eestis peaks hakkama uurima seda, et mida siis põllumajandustootjad ja teised maakasutajad omanikud arvavad sellest, et milline peaks maa olema. Hakkasime uurima kirjandusest, mida on nagu mujal tehtud selle kohta. Ja see kirjandus tegelikult on väga palju ja kuidagi üritasimegi siis võtta kirjanduse kokku, et me ei teinud seda kirjanduse ülevaadet selliselt, et lihtsalt valisime välja mingisugused tulemused, mis meile meeldisid, et ikkagi süsteemselt üritasime otsida välja kõik igasugused uuringud, kus on siis küsitud põllumajandustootjatelt eelkõige ja teised maakasutajad, et mida nemad arvavad maakasutusest. Seal ilmesid sellised korduvad teemad ja üks teemadest, mis kordus, siis oligi see, millest me siin alustame, et miks maakasutus muutub ja väga sage põhjus, miks arvatakse, et maakasutus muutub, on siis ilmastik. Ja ma räägin siis konkreetsematest mõtetest ka.
Et siin on mingisugused mõtted, mille me siis leidsime, eks ju, et siin taga viited ka, et need viited on sellepärast, et nagu näidata, et me ei ole ise välja mõelnud ja need on ikkagi siis mingisugused sellised avastused või leiud, mis on tehtud väga konkreetsel ajal, konkreetses kohas, et see ei tähenda seda, et need on nagu üldiselt kehtivad. Aga mida me näeme siis eelkõige sellisest soojema kliimaga riikidest, kus on selline agrаарühiskond, on see, et sademete vähenemine, eks põuad on see, miks põllumaad siis hüljatakse. Samal ajal see, mida me näeme siin põhja pool, siis eks ju, on mõnes mõttes nagu vastupidi, eks ju, et meil kliima läheb soojemaks ja mida siis leitud nende põllumajandustootjad küsitles, kes elavad põhja pool lähedal, ehk siis Kanada, Skandinaavia riigid, on siis see, et nemad pigem tunnevad, et kliima läheb soojemaks ja see võimaldab neil kasutada mingisuguseid uusi kultuure. Ja nendest just põhja poole olevatest põllumajandustootjatest ka ikkagi 84% tunnistavad, et nad tunnevad, et kliimamuutus mõjutab nende tootmist ja 2/3 on siis ka muutunud nende tootmispraktikaid juba. Et see ei ole ainult selline agrarühiskonna probleem, sooja kliima probleem, eks ju, kus meil kliima muutub nii soojaks, et mingit kultuure ei saa kasvatada, vaid tegelikult muutuvad ka need kultuurid, mille kasvatatakse siis meie laiuskraadil. Ja võib edasi vaadata. Ja siis on üks suhteliselt selline huvitav uuring, kus simuleeriti seda, et mis juhtub tulevikus, see on küll konkreetset ajamääratust, aga mida siis üritati teha, üritati leida seda, et kui meil kliima soojeneb, ütleme siis 6 kraadi võrra, ja me eeldame seda, et põllumajandustootjad siis vastavalt muudavad nende tootmispraktikaid, eks ju, hakkavad kasvatama vesikultuure, siis tegelikult see toidu tootmine liigub poolustele lähemale. Et sellel joonis on see halliga tähistatud ala siis see, milline on siis toidu tootmine tulevikus. All teelel on siis kogus, vasakpoolsel teelel on laiuskraad, et Eesti on seal kuskil 58-60 laiuskraadi lähedal, et me näeme ka seda, et tulevikus tõenäoliselt Eestis siis kasvatatakse rohkem maisi, võib-olla ka sojauba, et see ka muudab mingil määral põllumajandusmaastikut, kui mõtleme kas see maisipõldudel, eks ju, mida Eestis ei ole väga palju, mingis kohtades on väga palju, et siis see muudab ka maakasutust ja puhtalt ka visuaalselt seda pilti, mida me näeme. Et see on jah see, mida on leitud, et see kliimamuutus siis mõjutab seda, et mingid teatud kultuuride kasvatamine liigub ühest piirkonnast teise. Vaatame edasi. Just, ja ütleme Eestist siin viimaste aastate näited, et kindlasti kõik mäletate 2 aasta tagust olukorda, kus oli kevadine põud ja juunis öökülmad, mis siis mõjus päris laastavalt tegelikult põllumajandusele. Isegi rohusööda varumisega oli suuri probleeme. Viimastel aastatel on õnnestunud siin Lõuna-Eestis koristada ka maisi teraks. Et see on üks trend, mis on tekkimaas. Ja viide siin ka meie naabertippkeskusele AgroCrop Future, kes siis tegeleb põllumajanduskultuuridega tuleviku kliimas. Ja meie enda Metki kolleegid siis samuti katsetavad erinevate kultuuridega, et meil oli üks sorgo põld Jõgeval üleval ja ma tean, et on proovitud jõuda selleni, et algatada bataadiaretust Eestis. Et ka selle tippkeskuse raames, et töö selle nimel käib. Esialgu see veel ei ole õnnestunud, see ei ole nii lihtne. Aga selge see, et ka need kultuurid, mida me kasvatame Eestis, muutuvad ja seesama kevadine põud, mis tegelikult on siin kimbutanud põllumajandustootjaid juba üle 5 aasta, on ka üks põhjus, miks näiteks meil taliviljade osakaal on päris palju kasvanud. Sest et suviviljad kannatavad selle kevadise põua all ja see saak läheb nahka. Et üks viis sellega toimetulekuks on hakata rohkem suurendama siis taliviljade pindala, aga eks sellega kaasnevad omad nüansid ja hädad, et talvekahjud, taimede hukkumine talvel, kui on ebasoodsad tingimused ja tegelikult ka selle maa külmumis-sulamistsüklite arvu suurenemisega talveperioodil kaasnevad ka siis toitelementide liikumine mullas ja tegelikult jõuab see ka meie vetesse. Et need on need muutuvad tingimused, kus tegelikult ka täna Eesti põllumajandustootjad ja maakasutajad tegutsevad. Ja siis teine tegur on rahvastik, ikkagi see, kuidas inimesed liiguvad ühest kohast teise. Et ka see, mida siin
kuulajad, eks ju, arvasid see valglinnastumine, taristu ehitamine, et see on see, mida kõige rohkem näeme. Ja see võib-olla uus ideaal meil siin Eestis ka see, et elada ikkagi linna lähedal, eks ju, mitte linnas, aga linna ääres, et see ka tingib selle, et ikkagi on vaja siis maakasutust muuta. Maakasutus muutub linna ääres päris palju ja see on see, mida kõige rohkem näeme siis. Aga siis, mida nagu mujal on leitud selle kohta, on eelkõige seoses põllumaa laienemisega, et rahvastiku kasv suures osas maailmas on ikkagi seotud põllumajandusmaaga. Ehk siis kui rahvastiku kuskil piirkonnas kasvab, siis seal sageli ka põllumaa laieneda, eks ju, see on ka vajalik, kui me räägime mingisugusest sellisest võib-olla arenguriikidest. Ja samamoodi, kui rahvastik on välja mingist piirkonnast, siis seal toimub siis selline põllumajandusmaa hülgamine, eks ju, see endine põllumajandusmaa siis metsistub ja ka metsastub. Ja siis mainitakse ka seda, et üldse selline kaasaegne eluviis, mis on ka vist see, mis meil Eestis on siin iseenesest mõistetav juba, aga see on ka siis see, mida maaomanikud põllumajandustootjad ise arvavad, et miks maakasutus muutub, miks põllumajandusmaad ei ole vaja nii palju, on see, et eluviis muutub, inimesed ei ela enam maal. Ja mingil määral see on ka see, mida me tegelikult Eestis oleme näinud, et protsessid siin Eestis on toimunud ära juba, eks ju, võib-olla siis 40ndatel aastatel ja 90ndatel aastatel, kus siis vastavalt, eks ju, inimesed koondusid kolhoosidesse ja vastupidi, kolhoosid ära, eks ju, et selle tulemusel ka, mis võib-olla kõige olulisem maakasutus muutus oli see, et välja jäi just nimelt selline vähemäärtuslik põllumaa, et kui sellised väiksed põllumajandustootjad tegutsesid igal pool, kus ruumi oli, eks ju, et siis see vähemäärtuslik põllumaa, sellised väiksemad põllumaa tükid kuskil ääremaal on need, mis on läinud siis Eestis kasutusest välja nende rahvastikurändete ja muude selliste muutuste tõttu. Ja siis natuke on seotud see teemaga, mida ma ise siin hiljuti uurisin, ehk siis selline seos rahvastiku paiknemise põllumaa vahel ja see seos tegelikult on suhteliselt tugev. On see, mida me leidsime, et võib öelda üldiselt kogu Euroopas 85% inimestest ikkagi elavad umbes kilomeetri kaugusel põllumaast, et päris nii ei ole, nagu me võib-olla arvame, võib-olla mõni inimene arvab, et põllumaa kuskil kaugel ääremaal maapiirkonnas. Üldiselt see, mis me näeme, et põllumaa ikkagi asub endiselt seal, kus on asulad, eks ju, ajalooliselt see on nii olnud ja see on tegelikult endiselt nii, et suurem osa põllumaast ikkagi paikneb asulate ümbruses, võib-olla mitte päris suurlinnade kesklinnade lähedal, aga ikkagi isegi suurlinnade ääres tegelikult on see koht, kus tegelikult on põllumaa, et mida kaugemale me läheme asulatest, seda vähemas on tegelikult põllumaad. Ja see rahvastiku seos põllumaaga, Euroopas me näeme seda, et sõltub päris palju sellest, mis tüüpi kultuure me kasvatame. Ja põllumaa selles mõttes samamoodi võib-olla, mis on see eksiarvamus, et põllumaa oli kunagi ammu igal pool põllumaa, eks ju, Eesti oli ühtlaselt kaetud põllumaaga, igal pool inimesed tegelesid põllumajandusega, sest kuskilt pidi toitu saama, siis päris nii see ei olnud ikkagi. Et siin on üks joonis, mis põhineb 100 aastat tagasi kogutud andmetel. Ja siin me näeme seda, et põllumajandusmaa oli ka tegelikult 100 aastat tagasi levinud üsna ebaühtlaselt. Suurem osa põllumaast ikkagi asus suuremad sellised põllumaa lapid asust ikkagi Kagu-Eestis, eks ju, ja me näeme, et Kagu-Eestis ja Pandivere kõrgustikul ka, kus on praegu selline olulisim põllumajanduspiirkond Eestis, aga kogu see Lääne-Eesti loode piirkond oli tegelikult suhteliselt hõre, et see põllumajandusmaa ka ajalooliselt tegelikult on olnud suhteliselt ebaühtlaselt levinud Eestis. Ja mind see mõte tegelikult päris intrigeeris, et rahvastiku väljarändega kaasab metsastamine või metsistumine. Et kui meil sellele, et mis perioodil metsamaa pindala Eestis kõvasti laienes ja mis toimus maapiirkonna elanikega või elanike arvuga, et ei ütle, et siin on põhjuslik seos, aga siin on kindlasti korrelatsioon olemas, kui te vaatate, mis juhtus valdade rahvaarvuga 40. ja 51. aasta vahel. Et see vähenes seal kuskil 200-250 000 elaniku võrra 10 aasta jooksul väga kiiresti. Et see on ilmselt ka see periood, kui sellele metsamaa laienemisele siis nii-öelda alus pandi, et ka Eesti puhul tegelikult on ilmselt põhjust rääkida sellest seosest, et kui maapiirkonna elanikkond väheneb, et siis sellega kaasneb mingil määral metsastumine ja metsamaa laienemine. Ja kui see on minevikus niimoodi olnud, siis me võime ka mõelda, et võib-olla see on tulevikus niimoodi.
et kui me seda vasakpoolset graafikut vaatame, et see võtab kokku, et milline maakasutuse muutus alates 89. aastast olnud. Me näeme, et nii põllumaa kui rohumaa on vähenenud vastavalt 7–9%, metsamaa on kasvanud 4%. Maapiirkonna elanikkond on pisut vähenenud sellel perioodil, aga kindlasti mitte nii drastiliselt kui 40-ndatel, 50-ndatel. Kasvanud on siis loodusmajandatavad märgalad, et see on ilmselt siis keskkonnahoiu tubli tegutsemise tulemus ja asustusalade ehk valglinnastumine, millest oli siin jutt. Aga nüüd tuleviku peale mõeldes, et Statistikaameti see baasprognoos aastani 2050 ütleb seda, et rahvastik võiks kasvada meil Harju maakonnas ja Tartu maakonnas kuskil 5%, aga tegelikult ülejäänud Eestis väheneb 15–20% keskeltläbi. Et see räägib paraku seda keelt, et ka tulevikus maapiirkonnas elanike arv väheneb, neid inimesi, kes seal kohapeal maa kasutamise ja maa harimisega tegelevad, on vähem. Ka põllumajandustootjaid on vähem. Et me võime küll unistada sellest, et meil on see väiketaludel põhinev põllumajandustootmine tagasi, aga see rahvastikuprognoosi vaadates ei ole kuidagi realistlik. Mis tähendab, et need tegutsema jäävad põllumajandusettevõtted on üha suuremad ja need maatükid, põllumassiivid, mida nad harivad, on üha kaugemal. Ja ilmselgelt ka see mõttekäik ilmselt on olemas, et kui mul tuleb põllumajandusettevõttes maad juurde ja osa sellest maast on nii-öelda põllumajanduslikuks tootmiseks vähem väärtuslik ja asub minust ka väga kaugel. Võib-olla seal on lihtsam teha seda otsust, et me kasutame seda maad muul viisil kui põllumajandustootmises. Ala metsastame, kasutame energia tootmiseks või mis iganes. Need kasutusviisid on. Nii, aga päris palju sõltub ka sellest, eriti siin lühemas perspektiivis, aastakümnete perspektiivis, et millised on tänaste maakasutajate hoiakud. Jüri, siit sa saad üle võtta. Ja, siit ma võikski kohe rääkida mingitest tulemustest. Et mis seletab siis seda, et mingid põllumajandustootjad või maakasutajad nad soosivad ühe maakasutusviisi suhtes, võib-olla millegi muu suhtes mitte nii soosivad. Ja näeme seda, et päris paljudes piirkondades maailmas on maakasutusega seotud sellised väga konkreetsed elemendid, mingisugused sümbolid, kas on siis mingisugune puiskarjamaa, kus loomi karjatatakse metsades, nagu Itaalias näide, või siis hekid siis Suurbritannias, eks ju, Ühendkuningriigis. Et see on nagu oluline, see on see, mis mõjutab inimeste helistusi. Ja siis, mis puudutab metsamaad jällegi on see, et metsastab ise metsa kui sellisesse ollakse pigem soosivad seal, kus on ajalooliselt levinud olnud maastiku osa, et need kohad, kus metsa on ei ole, seal peetakse metsa pigem nagu selliseks madala arengu võib-olla tunnuseks. Ja kui me räägimegi igasugusest keskkonnasäästlikust maakasutuspraktikatest, maakasutusviisidest, mis võiks olla ka see metsastamine või siis soode taastamine, et siis oleneb ka sellest, et kas on nagu kultuuriliselt, ajalooliselt olnud seal. Et siin see järeldus võiks olla siis see, et ei tohiks hakata mingisugust metraail võib-olla seal, kus seda ei ole olnud väga kaua aega. Ja kui mõelda Eesti kontekstis, et millisel maastikul lisaks metsadele võiks olla kultuuriline tähendus, et siis mis kõige ilmsem näide on poollooduslikud kooslused, mille taastamisega on siin paarkümmend aastat head tööd tehtud ja 40 000 hektarit umbes on neid siis pideva hoolduse all. Suur osa veel mitte. Ja mida me siin ka näeme oma METKi küsitluse tulemustest on see, et pärandniitude või poollooduslikke koosluste puhul nagu väärtuseks on ka kultuuripärandi säilimine, et see on see tume punane tulp. Et mahetootjatest lausa pooled ütlevad, et see on nagu oluline poollooduslike koosluste puhul ja nii-öelda tavatootjatest kolmandik. Ehk et teatud nagu maastike ja maakasutusviiside puhul tegelikult ka see kultuuriline olulisus on Eesti kontekstis oluline, kuigi meil on olnud väga palju nii-öelda ühiskondlikke katkestusi, mis on seda järjepidevust lõhkunud maakasutuses. Ja siis veel, mis on asjakohane paar aastat tagasi, Tartu Ülikool siis kaitsi üks doktoritöö, kus ka uuriti seda kohapärimust, seda kohapärimust just selles kontekstis, et kui meil on mingisugune konflikt, eelkõige siis maakasutuskonflikt,
et kuidas see siis asjasse puutub ja võib-olla see üks oluline mõte, mis see autor ise välja ütles, oligi see, et kui kuskil on mingisugune arendus, eks ju, tahetakse muuta maakasutust, siis kohapärimus Eestis kipub tulema sisse just siis, eks ju, kus me üritame millegi vastu kuidagi argumenteerida, et miks ei peaks muutma maakasutust. Et mitmetes sellises konfliktis, mis Eestis on olnud, siis ongi toodud argumendiks, et kuskil on olnud ajalooline hiis või mingisugune tähtis puu. Et see on nagu selline oluline maakasutuse osa olnud ja seda siis nagu ei tohiks muuta. Et me näeme tegelikult ka Eestis selline ajalooline maakasutus, selline pärand, see ikkagi nagu on oluline ja muudab ka seda, kuidas me mõtleme maakasutusest. Ja veel üks oluline või selline huvitav tendents, mis kirjandusest välja tuleb, on see, et põllumajandustootjad siis tajuvad erinevad teistest maakasutust. Teiste alla siis mõeldud sinna kas siis mingisugused poliitikakujundajaid, tavakodanikke, eksperte, teadlasi, et põllumajandustootjad oluliselt erinevad, nende arvamused erinevad, seda me näeme väga paljudes uuringutes, et põllumajandustootjate jaoks ikkagi on oluline see, et maa oleks majanduslikult tootlik, võib-olla ka ajalooliselt järjepidev. Teadlased pigem näevad maas sellist ökoloogilist väärtust, eks ju, me räägime siin loodusteadlastest ja pigem on neil teadlastel ka siis sellised idealistlikumad hoiakud. Saksamaal on leitud siis seda, et see suhtumine ei erine niivõrd piirkondades, vaid olulisem ongi see, et kas tegemist on siis, eks ju, põllumajandustootjaga, metsamajandajaga, kellegi teisega, et see kuuluvus ja see tegevusala on see, mis mõjutab neid hoiakuid. Siis, mis on Jaapanis leitud, on see, et kui näidata mingisugust põllumajandusmaastikku erinevatele inimestele, eks ju, erinevate huvide esindajatele, kas need on siis ökoloogid, teadlased, eksperdid või siis põllumajandustootjad, siis põllumajandustootjad näevad pigem seda, et kuidas seda maad kasutatakse, ökoloogid pigem nagu sellist looduslikku väärtust, mis on nagu loomulik, loogiline. Ja mis seda kõiki neid erinevusi seletab, võib olla ka see, et põllumajandustootjad pigem nagu ei loe, eks ju, mingisugused teadusajakirju, pigem põllumajandustootjad saavad oma info mingitest erialastest infokanalitest, pigem mingisugused seadused, mingisugused riiklikud dokumendid, eks ju, et teaduskirjandust pigem kasutada, et see on ka see, kus see lõhe võib tulla. Mis veel on erinevus, on see, et põllumajandustootjad pigem näevad muutusi aeglasemalt. Et põllumajandustootjad, kes eks ju ise pidevalt puutuvad kokku maaga, nemad näevad, et muutused on maru aeglased. Samal ajal eelkõige siis poliitikakujundajad, teadlased, ametnikud pigem näevad, et tuleb kohe hakata probleeme lahendama. Et see on ka siis see video, mis on leitud näiteks Islandil. Ja üldse põllumajandustootjad seas on vaated palju mitmekesisemad. Et teadlased on kõik pigem nagu seda meelt, eks ju, näevad sellist ökoloogilist väärtust põllumaal või üldse maal peavad oluliselt mitmekesisust. Põllumajandustootjad seas on tootjad, kes arvavad nii või naa. Kui me edasi läheme, siis üks selline ilmekas pilt on ka, mis võtab kokku natuke selle arvamuste erinevuse, et siin on siis erinevad valdkonnad, kas on mitmekesisus ja olulisus põllumajandustootmise jaoks, ökosüsteemi olulisus põllumajandustootmise jaoks, et kõikidel joonistel on siis palutud hinnata seda või need tulemused, mis põhinevad nendel hinnangutel, et oranži värviga siis teadlased, tumepruuniga on põhiharidusega või lihtsalt põhikeskharidusega põllumajandustootjad, helerohelisega on kõrgharidusega põllumajandustootjad. Me näeme, et suhteliselt selgelt tulevad esile need erinevused. Teadlased ikkagi arvavad, et kõik on väga oluline. Põllumajandustootjad sageli mingitel kohtades arvavad, et ei ole pigem oluline, eks ju see, kuidas ökosüsteemid siis põllumajandustootmisse panustavad. Et võib-olla näeme, et siin on selline suhteliselt selge lõhe, et need konkreetsed andmed on Saksamaalt, aga meil võib Eestis ka olla midagi sellist. Ja siin ei saa öelda seda, et põllumajandustootjad on nagu ei tea või võiks rohkem teada, võiks nagu tähtsamaks pidada kõike seda, et võib-olla ka niimoodi, et hoopis need samad teadlased on liiga idealistlikud, eks ju, nad on liiga kinni oma teadusartiklites, võib-olla nende mõttemaailm on hoopis teistsugune, et võib-olla peaks neid tooma mitte nii-öelda siis põllumajandustootja liigutamist paremale, et võib-olla kõike siis nagu keskele rohkem. Ja ka, mida me näeme Eestis, eks ju, selles samas METki küsitluses on see ka, et erinevate põllumajandustootjate siis see, kust nad saavad teadmisi põllumajandustootmise kohta, eks ju, mingite praktikate kohta, siis ütleme elurikkuse kohta me räägime siin sellisest keskkonnasäästlikust majandamisest, et siis keskkonnasõbraliku toetuste saajad, mahetootjad pigem nagu on ikkagi, seal on ülekaalus koolitused, kust nad saavad oma infot. Põllumajandustootjad, kes nii väga otseselt ei puutu kokku selle keskkonnasõbraliku majandamisega, siis nende meetmete kaudu,
et seal me näeme, et koolitused on tunduvalt harvemad, et seal pigem saadakse oma info ajakirjandusest ja meediast. Aga erialane kirjandus, siis seda nagu siin ei ole, kuidagi ei tule esile tegelikult selline teaduskirjandus. Ja teine huvitav nüanss, millele mõelda on see, et ka põllumajandustootjate endi seas olukorra hinnang ja hinnang enda teadmistele lahknevad kohati. Ehk et siin vasakul pool ülemisel joonisel on siis tootjate hinnang elurikkusele oma ettevõtte põllumajandusmaal. Et see roheline alumine tulbakene näitab seda, et hinnatakse elurikkust kõrgeks ja punane seda, et madalaks või keskmiseks ja tumeroheline üleval, et ei oska öelda, et ütleme, need tootjad, kes ei ole keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saajad või taotlejad ja mahetoetuse saajad, et siin on selgelt näha, et see ei oska öelda on kõige suurem vastuse variant, et nad ei oska hinnangut anda. Ja kõrgeks peab elurikkuse, või ühesõnaga kõrgeks hindab oma elurikkust oma põllumaal umbes veerand vastajatest. Maheda puhul on vastupidi, et pooled hindavad kõrgeks ja see, kes ei oska öelda, on 90%. Aga kui nüüd natuke sisse zoomida erinevatesse elurikkuse nüanssidesse, et kui teadlikuks ennast peetakse, et eelnev oli hinnang elurikkusele, aga et kui teadlikuks ennast peetakse, näiteks hinnang oma teadmistele põllumajandusmaastiku kasulike putukate vastu, et siin väga palju vahet ei ole, et 10-15% ütlevad, et nende teadmised on hea tasemel. Tulles tagasi selle Jüri poolt kommenteeritud slaidi juurde, kus siis põllumajandustootjate arvamused on ühes ääres, seal keskel skaalal pigem, ja teadlaste arvamus teatud elurikkuse olulisusest on pigem nagu seal skaala ääres positiivse poole peal. Et ilmselgelt see, et kui me tahame positiivseid muutusi ellu kutsuda, siis me peame need arvamused kuidagi lähemale tooma, et seda nagu vahet nende vahel vähendama. Ja kindlasti teema olulisuse põllumajandustootjateni viimine, aga ka samas selle kasu nagu praktiline näitamine maastikus on äärmiselt oluline. Et seda tajutaks ja kui teadmine läheb maastikule, küllap ta siis ka saab teadlikumaks sellest, et mis on põllumajandustootja jaoks praktilised piirangud ja valikud, mille piirest ta saab nagu elurikkusele nii-öelda eluruumi juurde luua. Ja siin avalduse hoiakutes tegelikult on oluline ka isiku taust, eks ju, et siin on vaadatud sellist tegureid nagu vanus, eks ju, et võib öelda, et mingites uuringutes on näitud seda, et vanemad tootjad pigem võtavad midagi ette kohanemiseks, noored on pigem soosivad siis selliste kestlike lahenduste suhtes. Vanemad põllumajandustootjad siis poliitikameetmete osas pooldavad nii-öelda pigem nagu mingeid kohalikke meetmeid, mitte siis riiklikke ja vabaturulahendusi. Nooremad tootjad, eks ju, pigem nagu on vähe vastu igasuguste piirangutele, maksuerisustele, toetavad rohkem nagu sellist riigipoolset sekkumist. Haridustase on ka tegur, mis mõjutab, eks ju, mõtteviisi hoiakuid, et kõrgem haridustasega siis üldiselt kaasneb see, et peetakse tähtsamaks mitmekesisust, ökosüsteemi teenuseid põllumaal eelkõige, aga see ei ole siis seotud pigem nagu metsamajandamisega, et see metsa puhul see kõrgharidus ei ole oluline, on see, mida leitud. Ja see, mida ma ka ise ühes uuringus mingit Eesti andmete põhjal on näinud, tegelikult on see, et naissoost põllumajandustootjad on pigem nagu avatumad, sellise keskkonnasõbralikuma tootmise suhtes kui mehed, et hiljuti mul oli üks selline üsna suur küsitlus, kuid ma siis ka tegelikult üritasin seletada seda, et miks mingid põllumajandustootjad on siis sellise, ütleme siis süsiniku krediidi ja kogu sellise süsiniku vähendamise meetmete suhtes soosivamad, et see on tegelikult huvitav kombel ainuke tegur, mis seda seletas, oligi siis tegelikult sugu. Et see sugu on ka oluline. Ja ka arvamus tuttavates seas ühiskonnas laiemalt, et ei ole ainult mingisugust sellisest taustast tulevad tegurid, et ei ole ainult oluline see, et kas tegemist on põllumajandustootjaga, eks ju, vaid oluline ikkagi see, et mida arvavad teised inimesed, eks ju, nagu ikka igasugust hoiakute puhul, ka maaomanike maakasutuse suhtes on ikkagi oluline see, et kellega suheldakse, mida arvavad teised inimesed, see ringkond. Ja pigem, mida siis nagu ühes uuringus leitud on see, et pigem selline harjumus, see, mis ajalooliselt on, eks ju, see on see
kus nähakse seda keskkonna ohtu ja ka seda, et mis siis võimaldab võib-olla, mis on seotud majandusliku kasuga, et sellised poliitilised või usulised vaated maakasutuse hoiakuid pigem ei mõjuta. Ja mida veel näeme on see, et suurema teadlikkusega siis kaasa tegevus, et kui isegi põllumajandustootjad, eelkõige põllumajandustootjad on need põhimaa kasutajad, eks ju, et isegi kui nad siis on teadlikud sellest, et põllumaa olukord halveneb, siis neil lihtsalt sageli arvavad, et neil ei ole piisavalt palju teadmist, nad ei oska lihtsalt midagi ette võtta. Ja sageli, eks ju, mingites ühiskondades, piirkondades ka kindlasti rahalised vahendid või rahaline kasu, eks ju, see vähendab ilmselt ka rahaliselt võib-olla mingisugust sissetulekut, see, kui rakendada mingisuguseid meetmeid siis põllumaa kestlikkuse suurendamiseks. Ja kardetakse sageli ka seda, et kestlikud praktikad siis kahandavad põllumaa tootlikkust. Ja seda kavandatud käitumise teooriat siis on rakendatud erinevate teemade puhul, et tegelikult see sobib rakendamiseks või selliseks raamistikuks siin, mis puudutab maakasutuse muutusi. Et üldjuhul kavatsus viib tegeliku käitumise või teoni siis, kui inimesel on positiivne suhtumine selle tulemuse suhtes, see on kooskõlas tema enda normide ja väärtustega ja tema kogukonna normide ja väärtustega. Ja ta tunneb, et tal on ka selle tulemuse saavutamise suhtes kontroll. Et kui me nüüd mõtleme maakasutuse muutusele ja sellele kontrolli osale, et kuivõrd ma siis päriselt kontrollin seda tulemust ja võtame näiteks kliimapoliitika eesmärgid, rohkem süsinikku siduda ja talletada ja vähem emiteerida. Et maakasutuse muutus sellele eesmärgil ilmselt on selline teema, kus maakasutaja ei tunne, et tal päriselt oleks nagu kontrolli selle lõpptulemuse suhtes. Lõpptulemus on siis kliimamuutuste leevendamine. Et seal ilmselgelt nagu sellest isiklikust hoiakust on vähe, et on vaja teistsuguseid meetmeid. Aga seevastu meetmed, mis puudutavad elurikkusele, ruumi juurde tegemist ja võib-olla ka veekeskkonna hoidu, et seal see tulemus on palju lihtsamini mõõdetav, kiiremas ajaraamis saavutatav ja isikul on ka tunnetus, et jah, tõesti minu tegevus nagu mõjutab seda tulemust. Et ilmselt nagu erinevat liiki maakasutuse muutustest ja maakasutajate nügimisest rääkides tuleb mõelda ka nagu nendele aspektidele, et kuivõrd need maakasutajad ja otsuste tegijad nagu päriselt tunnetavad, et neil on selle tulemuse suhtes kontrolli või mitte. Ja kui seda kontrolli ei ole, aga seda tulemust on vaja, et siis ilmselgelt töötavad teistsugused meetmed ja võib-olla nügimine vähem. Ja, siis see, mida maakasutajad üritavad teha, eks ju, üldine järeldus võiks olla kirjelduses see, et üldiselt üritatakse leida sellist tasakaalu maa korrashoiu tootlikkuse vahel, mis on nagu sageli teineteist välistavad, et maaomanikud sageli näevad ennast maahooldajatena, inglise keeles on selle mõiste nagu stewardship, et ongi sageli maaomanikud selline sisemaaga ja kuidagi nagu maaomanikud ise näevad, et neil on vastutustunne siis selles, et see maa oleks kestlik, et seal oleks mitmekesisus ja maa oleks siis korras. Mahepõllumajandustootjate puhul näeme ka seda, et nad väärtustavad need ökosüsteemid teenused seda enam, mida kauem on tegeleb maatootmisega. Kestlikke praktikaid ka rakendatakse sageli isikul põhjusel, mitte selleks, et eks sealt mingisugust raha hiljem teenida, kui räägime metsastamisest. Ja sellist metsamajandamist ka ei peeta nagu selles mõttes oluliseks, kuigi see on kestlik, siis pigem nagu põllumajandustootjad arvavad sageli, et kestlik on pigem nagu see, mida nad teinud tükk aega, et kui nad on kaua aega teinud midagi oma põllumajandusmaal, kaua aega kuidagi midagi mingi viisi teinud, et ju see ongi siis see, mis on tegelikult kestlik, ju siis peaks nii tegema edasi ka. Ja me oleme oma ära rääkinud, aga ma paar mõtet ikkagi räägiks, et veel põllumajandustootjate jaoks on oluline maa tootlikkust, pigem mitte kestlikkused kaast, natuke see, mis tuli eelnevatest mõtetest välja, et põllumajandustootjad pigem nagu näevad rohkem seda majandust kui tulu, teadlased, eksperdid, eks ju, poliitikakujundajad pigem nagu näevad ka mitmekesisust ja kestlikkust. Ma arvan, kõik saame aru, miks see nii võib olla, mõnes mõttes, eks on see ootuspärane. Ja vaatame edasi. Et siin mul oleks mõte ka, et kui me mõtleme natuke sellise põllumajandusmaastikul, et milline võiks olla põllumajandusmaastik Eestis või milline on siis hea põllumajandusmaastik, et siis selle kohta ma esitan ka küsimuse, et kui te lähete uuesti sinna keskkonda, kus te saate esitada enda vastuse, et siis
milline siis teie hinnangul võiks olla selline, milline võiks olla Eesti põllumajandusmaastik. Et me see kõrvale võiks vaadata edasi kohe ja rääkides ära siis sellest, mida nagu muidu arvatakse, et lähme korraks tagasi eelmise pildi peale, et mida me näeme siis ka on see, et põllumajandustootjad pigem nagu eelistavad sellist põllumajandusmaad, eks ju, kus on tootlik põllumajandusmaa, kus mingil määral on võib-olla mingisugused ökoloogilisi alasid, eks ju, mis on see ECA. Kui vaatame üldiselt tavakodanikke, siis nemad pigem nagu eelistavad võimalikult mitmekesist põllumajandusmaastikku, ehk siis sellist maastikku, kus on osaliselt on siis haritav maa, osaliselt on rohumaa ja kui siis selliseid ökoloogilisi elemente kõige rohkem. See erisus tuleb ka esile. Jüri, kas sa tahad, et see pilt oleks veel ees? Ma tahaks, aga me vist jookseme ajaga kinni. Ja, me vist ei jõua hästi. Praegu me näeme seda, et 4 vastajat arvavad, et pigem see 2.2 ja 2.3 on kõige olulisem, kõige nagu meeldivam pilt, eks ju. Ehk siis ka see, kus on pigem nagu võimalikult mitmekesine see maastik. Jah. Jah, aga vaatame edasi. Ja metsastamine ka selle teema, mis nagu eraldi tuleb kirjandusest välja, et üldiselt jällegi põllumajandustootjad kardavad, et see häärib tootlikkust, eks puudest tingitud vari, seetõttu eks põllukultuuridel see kasvab, ei kasva nii kiiresti, ei kasva nii palju, põlluharimine on keerukam. Metsamajandamine on väga pika tasuvusaega, eks ju, et erinevalt siis põllukultuuridest. Põllu- ja metsamaa korraga haldamine, korraga tegelemine, eks ju, vajab väga palju tööjõudu, seal on ka mingisugune aruandlus, eks ju, seal on ka tehnilisi teadmisi vaja väga palju. Ja me näeme isegi seda, et põllumajandustootjad ikka pigem peavad ennast põllumajandustootjateks ja väga sageli ei taha tegeleda metsastamisega, et see metsastamine on mingi selline asi, mis neid kuidagi ei puuduta, et põllumajandustootjad näevad ennast eelkõige toidutootjatena ja seetõttu ka see on ka see, millest tuleneb vastasseis sellisele metsastamisele. Ja vaataks edasi. Ja mis on veel metsastamise probleem, et see piirab ka maakasutust väga pikaks ajaks, et põllumajandustootjad ikkagi, kui nad mingi maa määravad metsale, eks ju, siis seal ei saa tegeleda põllumajandustootmisega, lisaks on mingeid ülesandeid veel juures, eks ju, millega peab tegelema. Ja maaomanikud siis tunnevad ka see, et kui nad maa metsastavad, eks ju, kus on mingite lepingute alusel mingiks perioodiks, siis maaomanik tegelikult tunneb, et ta kaotab sellise otsustusõiguse maa üle ja isegi kui see on siis nagu majanduslikult tasuvam, eks ju, see metsastamine, siis tegelikult ka seda sageli just ei soovita seetõttu, et see piirab seda maakasutust ja otsustusõigust. Ja siis ka pilt selle kohta, kuidas see võib-olla Eestis on ajalooliselt olnud asjakohane, ehk siis selline mõiste nagu agrometsandus, eks ju, et see on suhteliselt uus mõiste iseenesest, aga kui me vaatame ajalukku kauge 100 aasta tagasusesse aega, siis ka me näeme, et Kagu-Eestis ja Kirde-Eestis ja Alutaguse metsades, eks ju, kus on ajalooliselt palju metsamaad, et seal on olnud põhimõtteliselt seesama agrometsandus levinud, millest me räägime, eks ju, et see, kus põllumaa või taludid on siis mõiste, millega kasutatud, aga kus põllumaa või põllumajandusliku maapidamise maal asub mets, et see on ka mingites piirkondades Eestis olnud ajalooliselt levinud. Just, ja rääkides nendest võimalikest maakasutuse muutustest tulevikus, et me tegime siin ühe küsitluse aasta lõpus ja uurisime, et mis on siis põllumajandustootjate hoiakud maakasutuse muutuse suhtes, et kas nähakse ohtu või võimalust teatud muutustes, et ütleme laias laastus see sõltub nüüd see muutus sellest, et kas see muutus on selle tootmisviisi puhul kasulik või mitte. Näiteks väiksema põllumajandusliku potentsiaaliga püsirohumaa osaline metsastamine, et ohuna nägid seda pigem kaeriloomade kasvatajad, lihaveise kasvatajad, lamba- ja kitsekasvatajad ja võimalusena nägid rohkem teravilja kasvatajad, kellel ei ole sellele püsirohumaale endal nagu kasutust oma külvi korras. Samas väiksema põllumajandusliku potentsiaaliga põllumaa metsastamine, et siin vahet ei olnud, et tegelikult siin nähti valdavalt seda ohuna, kuskil 60% kõikidest tootmistüüpidest, et siin sea- ja linnukasvatus ja puuviljakasvatus on erandid, aga nad on ka maakasutuse mõttes teistsugused. Ja sarnane lugu on siis turvasmuldadel põllukultuuride kasvatamise lõpetamise ja püsirohumaade alla viimisega, et seda võimalusena nähakse pigem loomakasvatusega tegelevate tootjate puhul, kellel on nendele püsirohumaadele rakendus, saavad sealt sööta koguda, teraviljakasvatuses pigem on see oht. Turvasmuldadega põllumassiividel veetaseme tõstmine ehk märjutamine, see on pigem oht kõikides tootmistüüpides, et seal ei nähta lihtsalt seda majanduslikku
toodangut ja tulemust seal, et võimalusena nähakse seda väga vähe, et vähem kui 20% vastanutest. Päikesepargi rajamine ja tuulegeneraatorite püstitamine, et siin seda nähakse pigem ohuna kui võimalusena. Huvitaval kombel tuulegeneraatorid nähakse natuke rohkem võimaluse, natuke vähem ohuna, aga võib-olla ka sellepärast, et sellega ollakse vähem kokku puutunud, et ei ole see arvamus nii tugevalt veel välja kujunenud. Ja lõpuks siis maastikuelementide rajamine põllumajandusmaale. Et samamoodi, et lihaveisekasvatajad, lamba- ja kitsekasvatajad, piimatootjad, segatootjad näevad seda rohkem võimalusena kui need, kellel on siis ainult teraviljakasvatus, taimekasvatus ja loomi ei ole. Et see hoiakud on ka põllumajandustootjate seas sõltuvalt tema tootmissuunast päris erinevad. Aga ma arvan, et me siin selle koha peal paneme sellele ettekandele punkti. Ma kuulutan välja järgmise kohvi hommiku, siis me lõpetame ka salvestuse, nii et kuu aja pärast on võimalik tagasi tulla ja kuulata seda, et kuidas saame või ei saa kasutada masinõpet süsinikuringe ja elurikkuse kaardistamisel Eestis. Ja räägib meie enda tippkeskuse juht Evelin Uuemaa, kes on ka Tartu Ülikooli geoinformaatika professor. Nii et olete oodatud tagasi ja siis suvel tuleb väike suvepuhkus ja sügisel jätkame.